Tere kõigile terminoloogiahuvilistele. Mina olen Mari Vaus, vanem terminoloog Eesti Keele Instituudi tänapäeva eesti keele osakonnast ja mul on väga hea meel, et me saame teile täna siin oskuskeelepäeval koos Kelly Lillesega rääkida Euroopa Liidu uuest terminihaldustarkvarast. Projektist Federated e-Translation GenBank Network oli juttu samal üritusel ka eelmisel aastal ja nüüd on meil võimalus anda väike ülevaade, kuhu me praeguse seisuga jõudnud oleme. Sissejuhatuseks näitan terminoloogiatöö definitsiooni. See on pärit ühest Eesti standardist ja ütleb, et terminoloogiatöö või siis terminitöö on mõistete ja nende tähiste süstemaatilise kogumise, kirjeldamise, töötluse ja esitusega seotud töö. See tähendab seda, et need, kes terminitööd teevad, lisaks sellele, et nad termineid koguvad, mõisteid defineerivad ja kirjeldavad ja kogutud materjali analüüsivad, peaksid mõtlema ka sellele, kuidas informatsiooni talletada ja seda terminibaasi kasutajatele esitada. Seega on terminibaasi süsteemidel ja keeletehnoloogial terminitöös väga oluline roll. Kõige laiemalt on Eestis terminitööks kasutusel sõnastiku ja terminibaasi süsteem Equilex, mis on suhteliselt unikaalne selle poolest, et hõlmab nii üldkeelt kui ka oskuskeelt. Equilexis on praeguseks üle 80 iseseisva terminibaasi, mida koostavad valdavalt terminikomisjonid väljaspoolt Eesti Keele Instituuti. Ja loodame, et peagi jõuab sinna ka meie mahukaim terminibaas Esterm. Equilex on üsna uus süsteem. Terminikomisjonidele avasime selle 2 aastat tagasi, septembris 2019, aga see on tasuta kättesaadav kõigile teistele huvilistele ja Equilexi arendus jätkub ka praegu. Ja rõõm on tõdeda, et sarnase ambitsioonika ülesandega nagu uue terminibaasi süsteemi loomine ja arendamine tegeletakse ka Euroopas. Rahvusvaheline koostöö on oluline igal alal ja selle märgiks on Eesti Keele Instituut liitunud sellise põneva keeleprojektiga nagu Federated e-Translation GenBank Network, mille raames luuakse uus Euroopa keskne terminibaas. See projekt kestab täpselt 2 aastat ja kontaktisikuteks Eestis oleme siis mina ja minu hea kolleeg Kelly Lilles. Nii et kui projekti kohta peaks tekkima küsimusi, siis vastame hea meelega. Nagu öeldud, selle projekti eesmärk on luua Euroopa Liidu keskne terminibaas, kuhu liikmesriigid saavad liita oma terminibaasid, juhul kui need on olemas. Kõikides riikides sellist ühtset mitmeid valdkondi hõlmavat suurt terminibaasi üldse ei ole. Palju on killustatust ja siin-seal erinevaid väikeseid terminiressursse ja sõnastikke. Hea on see, et kui riigil oma keskne terminihaldussüsteem puudub, siis projekti käigus luuakse liikmesriikidele ka terminihaldussüsteem, kus saab terminiandmeid talletada ja selle kaudu saab liituda ka juba mainitud Euroopa Liidu keskse terminibaasiga. Keskne terminibaas ise liidetakse omakorda e-translationi masintõlkesüsteemi ja ILAC Sharei repositooriumiga, mis on platvorm kõikvõimalike keeleressursside koondamiseks. Selle slaidil on täpsemalt näha konsortsiumi liikmed, kes seda tööd koos teevad. Projekti koordineerib tunnustatud arendaja keeletehnoloogia vallas Tilde Siia Lätist ja partneritena osalevad instituudid, ülikoolid
ja teadusasutused Eestist, Sloveeniast, Rootsist, Austriast, Taanist, Lätist, Leedust ja Islandilt. Väljakutsed terminitöös on üldiselt sarnased kogu maailmas. Terminoloogias esineb ebajärjepidevust, vastuolusid, keel muutub ajas, tuleb juurde uusi mõisteid ja nende tähistamiseks on vaja uusi termineid. Sageli puudub terviklik ülevaade olemasolevatest terminiressurssidest ja inimesed ei tea, kust termininõu otsida. Palju lihtsalt guugeldatakse selleks, et termineid leida. Euroturnbanki terminihaldustarkvara suudab mingi osa neist muredest vast lahendada ja ühisotsingu võimalus kõikidest seal leiduvatest terminiressurssidest korraga on kindlasti üks Euroturnbanki olulisematest funktsioonidest. Tarkvara ennast on lihtne kasutusele võtta ja oma vajadustele kohandada, saab muuta visuaali, muuta värvilahendust, lisada logosid. Seal on mugav terminibaase hallata ja jagada ja selle põhifunktsioonid on kõigile tasuta kättesaadavad. Esimeses etapis liituvadki terminihaldussüsteemiga konsortsiumi liikmesriigid ja mitmed neist hakkavad edaspidi tõenäoliselt terminitööd tegema siis selles uues süsteemis. Kuna Eestil on oma terminibaasisüsteem olemas, siis meie plaanime Euroturnbanki keskkonnaga liidestada Ecilexi ja jätkata töötamist ikkagi oma süsteemis. Boonuseks on see, et meil tekib võimalus jagada oma tehtavat tööd suurema kasutajaskonnaga Euroopas ja Euroturnbanki keskkonnas ka näha, mida kolleegid samas valdkonnas näiteks teistes riikides teevad. Selles slaidil on näha, et registreerimata kasutajad saavad uut süsteemi kasutada eeskätt otsingute tegemiseks. Tulemusi saab keele ja valdkonna järgi filtreerida. Otsingutulemuste kuvamiseks on lihtne vaade ja detailvaade. See tähendab, et on võimalus näha ka kogu mõistekirjet. Samas registreeritud kasutajatel on suuremad õigused ja võimalused. Nad loovad endale kasutajakonto ja lisaks otsingute tegemisele saavad luua, hallata, importida ja eksportida terminibaase. Ja importida ja eksportida saab näiteks ka Exceli faile. Samuti saavad nad tegeleda oma terminibaasi sisulise poolega. See tähendab luua kirjeid, lisada kirjetesse definitsioone, kontekste, allikaid ja hallata oma baasiga seotud autoreid ja nende ligipääsuõigusi. Iga kirja juures on ka võimalus jätta kommentaare ja suhelda juhuks, kui on vaja teiste koostajate või kasutajatega terminivariantide osas mõtteid vahetada. Ja nagu juba mainitud, saab ka süsteemi väljanägemist ümber kujundada vastavalt oma maitsele ja vajadustele. Kui nüüd rääkida sellest, millega me praegusel hetkel tegeleme, siis püüame jõuda selleni, et Ecilexi saaks selle Euroopa Liidu keskse terminibaasiga liidestada. Selleks, et üldse andmete integratsiooni võimaldada, tuleb meil andmed kaardistada ja vaadata, kuidas kahes erinevas süsteemis andmed üksteisega haakuvad. See tähendab siis seda, et võrdleme omavahel andmevälju ja vaatame, milline info millisele väljale sobitub ja kas uues süsteemis on meile vajalikud väljad üldse olemas. Selle käigus luuakse väljade vastavustabel ehk mapping. Näiteks praegu ongi tekkinud niisugune olukord, et Ecilexis me määrame valdkonna iga mõistekirja juures ja saame iga mõiste juurde märkida ühe või mitu valdkonda. Samas Euroturnbankis märgitakse valdkond terminibaasi enda juurde ja mõistekirja juures selle näitamise võimalus puudub. Kui see ja muud sarnased probleemid on lahendatud, siis saab hakata tegelema andmeteisendusega.
See tähendab, et vastavustabeli alusel viiakse andmed TBX formaati. See on see formaat, millest rakendusliides aru saab ja kogu andmete saatmine hakkabki käima siis selles formaadis. Tegeleda tuleb ka rakendusliides enda arendamisega ja selle kaudu hakkavad andmed Euroturnbanki jõudma ja arendada tuleb ka Ecilexi sünkroniseerimismoodul, mis kasutades rakendusliidest hakkab siis nii-öelda saatma või peegeldama Ecilexist andmeid sellesse ühtsesse kesksesse baasi. Ilmselt ei hakka see toimuma päris reaalajas, aga hakkab siiski toimuma automaatselt mingi kindla sagedusega, et ära hoida seda, et kuskil ripuvad vananenud andmed. Üldiselt võib öelda, et Ecilexis on andmekihte rohkem kui Euroturnbankis. Ecilexi üldkeele poole pealt leiab näiteks infot ka käänamise, pööramise ja sõnade päritolu kohta. Ecilex on veidi keerulisema ülesehitusega ja selle juures on seal ka rohkem võimalusi. Terminoloogia poole peal saab näiteks kirjeid ühendada, dubleerida, avata neid kõrvuti paneelides. Kokkuvõttes see visioon või miks see projekt üldse oluline on ikkagi kõigepealt see, et Eesti saab anda oma panuse uue rahvusvahelise platvormi väljatöötamisse. Saame kaasa rääkida ja mõjutada projekti kulgu ja seda, kuidas uus süsteem välja hakkab nägema. Saame jagada ka oma Ecilexi arenduse kogemust. Ja üldiselt ma leian, et me võime rahul olla sellega, et Eestis on terminitöö koordineeritud, on olemas terminiprogramm, riik mingis ulatuses rahastab terminitööd, meil on olemas kaasaegne töövahend. Näeme, et Eesti on siin teistega võrreldes pigem esirinnas, kuigi meie vaatevinklist on muidugi palju tööd alles sees, on uurimata valdkondi, tahaksime teha veel rohkem, hakata koguma ka erialakeele tekstikorpusi, kindlasti Ecilexi edasi arendada, terminikomisjone veel paremini oma tegemistesse integreerida. Oluliseks peame ka seda, et Ecilexis loodud terminibaasid muutuvad nähtavamaks, jõuavad laiema avalikkuseni ja suurde Euroopa Liidu kesksesse baasi ja et andmed on koondatud, ligipääsetavad, kasutatavad, ühisotsinguga lihtsasti leitavad. Ja lõpetuseks võib-olla veel selline mõte, et kui terminibaase koostades püüame alati võimalikult palju mõelda oma kasutaja peale, see tähendab inimese peale, et tema, olemata eriala asjatundja, peaks kätte saama just selle info, mida ta vajab, kirja peaks olema arusaadav, hästi vormistatud, seal ei tohiks olla liigset müra, samas kõik vajalik peaks olemas olema. See tähendab, et olemas peaks olema definitsioonid ja allikad, eelisterminite ja ebasoovitatavate terminite juures võiks võimaluse korral olla põhjendused, kontekst võiks anda mõiste kohta võimalikult palju lisainfot ja nii edasi. Siis varsti peaksime terminibaase koostades võib-olla hakkama mõtlema ka masinate peale, kes terminibaasis olevat infot vajavad ja töötlevad. Kuna terminibaase kasutatakse ka masintõlke kvaliteedi parandamiseks ja see valdkond areneb kiiresti, siis tasuks uurida, kas masinate treenimisel võiks abi olla ka terminibaasi lisatud kontekstidest või mõnest muust andmeväljast. Igatahes usume, et läbi selle projekti paraneb ka masintõlke ja muidugi üleüldse tõlgete kvaliteet. Mina nüüd lõpetan ja annan sõna Kellile, kes näitab, milline uue terminihaldussüsteemi tööversioon seestpoolt päriselt välja näeb. Aitäh teile kuulamast ja aitäh kaasa mõtlemast. Suur tänu mind sisse juhatamast, Mari. Mina olen siis Kelly Lilles, olen Eesti Keele Instituudi projektijuht ja näitan teile täna Euroturnbanki terminihaldustarkvara.
ja natukene ka siis seda portaali, millest Mari rääkis, kus saab teha ühisotsinguid. Väga paljud teist, kes siin täna kuulamas on ju suurepärase tööriista Ecilexi kasutajad. Aga see ei tähenda seda, et ei oleks vahel huvitav vaadata ka nii-öelda naabriaeda, mis seal toimub ja kuidas seal asju tehakse. Nii et asume siis kohe vaatama. Ma panen ennast siit praegu eest ära, et te näeksite ekraani veidi paremini. Nii, me oleme siis lehel eurotermbank.com. Siin on otsinguriba. Nii, ja siin üleval näiteks on collections, on terminibaasid. Siin saab siis otsida terminibaaside kaupa, kui palju neis on kirjeid ja mis keeli need sisaldavad. Aga vaatame ka seda ühisotsingut. Nii, otsime näiteks portaal. Siin on näha, et on 14 tulemust portaalile ja on järjest siis kõik need tulemused erinevatest terminibaasidest on siin näha. Aga otsida saab ka keele järgi. Näiteks paneme siis siia inglise, kirjutame siis portal, paneme siis inglise ja eesti ja otsime ja kohe neid tulemusi vähenes. Ja vaadata saab ka domeeni järgi. Nii, siis me saame vaadata ka detailsemat vaadet. Võime tagasi panna väikeseks ja tagasi detailseks vaateks, kus on siis korraga rohkem infot näha. Nii et seda julgustan kindlasti avastama. Ka see on siis kindlasti see osa, millest võib-olla meil siin Eestis on kõige enam kasu, sest nagu juttu oli, siis meil on Ecilex, mida me kasutame terminihaldustarkvarana, aga piilume nüüd natukene siis ka sinna naabriaeda ja vaatame siis seda tööriista, kuhu saavad teised liikmesriigid sisestada enda tööd ja jagada siia ühisotsingusse. Kui me nüüd hakkaksime tegema siin päriselt uut terminibaasi, siis me võtame siit new ja teeme siis ühe sellise testbaasi. Ma arvan, et teeme täna näiteks rahatarkuse baasi. See terminibaas. Nii. Siia võib panna siis kirjelduse. Saab valida, näiteks võtame meie siis economics, võtame valdkonna. Siin saab võtta veel täpsemini valdkonna, näiteks siis võtame finance ja võtame siis vaikimisi keele eesti. Nii, ja me salvestame baasi ära. Ja ma näitan siin kiirelt ka sellist varianti, kuidas siis importida siia baasi. Ehk siis ma valin siit import ja saan lohistada. Siin on küll Exceli faili toetab see TBX-i ja CSV-d. Nii et ma panin ühe näite valmis, mis on siis Excel ja tegelikult on see meil päriselt eelmise projekti raames kogutud termini ressurss, et kui tunneb omanik ära, siis tervitused talle ja näitame seda lihtsalt siin siis hetkel näitena. Et see oli tavaline Exceli fail ja jõudsime siis sellisesse kohta, kus me siis kaardistame neid andmevälju. Nii, sellel failil on päis. Jah, sellel on päis. Ehk siis need siin, need ei ole üldse mitte tavapärane osa meie terminibaasist. Me võime siin kustutada ka eelmised sisestatud terminikirjad, aga hetkel meil neid ei olnud, nii et meil ei ole vaja seda teha. Aga nii, siin on näiteks terminibaasi koostajate enda tähistus. Ma arvan, et seda meil ei ole vaja, jätame selle siia, et don't show. Aga kui me praegu näeme, et esimesed siin küll on lühendid, siis me teame, et see on tegelikult eestikeelne termin. Et siin on see ET on üleval ja see on eestikeelne termin. Nüüd me paneme eesti, term. Järgmised on ingliskeelsed. Nii, English, jälle, term.
Nii, ja siin on definitsioonid. Saame need ka panna. Aga me vaatame, et need on eestikeelsed. Nii et muudame ära. Eestikeelne. Nii, definitsioon. Et tegelikult võib olla neid välju ju väga palju erinevaid ja siin see loetelu valikutest, mida siis väljadena märkida, on tegelikult üsna pikk. Et siin on ka allikaid, märkmeid, kontekst, grammatika poole pealt saab ära märkida infot ja saab tegelikult lisada ka videoid ja pilte, kui on vaja siis ilmestada enda sisestatud terminikirjeid. Nii, aga meie jääme selle definitsiooni juurde siia ja impordime. Nii, ja tehtud siis import ongi ja paneme selle kinni ja läheme vaatame enda terminibaasi ja siia ta nüüd ilmuski. Ja siin on üleval on näha, et see on lukus, see ei ole avalik ja millal me siis viimati sellega tegelesime, ka see kuupäev on siin ilusti näha ja keeled. Ja lähme nüüd vaatame. Nii, selline ta siis meil välja näeb. Ja kenasti on siis siin info kuvatud. Siin on siis termin, ingliskeelne termin, eestikeelne ja siin on ja näha on, et süsteem ise loob siis ID numbri kirjetele ja on näha siis, mis termini baasi see kuulub. Aga otsime, vaatame, kas siit saab. Nii. Aktsia. Nii, on näha siin. Ja vaatame korra, et me võime siin ka täiesti seda kirjet veel muuta. Näiteks siis me ei ole päris kindlad võib-olla, kas see inglise keeles, kas see stock on õige. Jätame selle avatuks. Aga näiteks me teame, kuidas see on hispaania keeles. Nii, ja paneme selle siia kirja. Nii. Ja jätame siin siis suure tähega. Ja me saame lisada siis veel termineid siia juurde. Me saame meediat, me saame panna siia pilte. Nii, ja saame samamoodi video, näiteks YouTube'ist video siia juurde lisada. Nii, aga definitsiooni saame siin muuta, saame keelt vahetada. Ja vaatame, mis me veel saame teha. Näiteks see, et kui me märkisime siia ära, et stock, et me ei ole selles päris kindlad, et see ei ole avalik, et see on praegu siin mustand, siis me saame kirjutada näiteks Mari, kas saaksid palun ingliskeelset kontrollida? Paneme, postitame. Näiteks ja siis kirjutame ja pärast. Aitäh, Mari saab siia vahepeal meile tegelikult vastata ja paneme siia aitäh. Nii et kui me läheme nüüd tagasi vaatama, siis on näha, et selle kirja juures on siin arutelu käimas. Et siis kui Mari tuleb, siis Mari näeb, mida mina olen siia kirjutanud. Nii, ja siis me saamegi niimoodi oma baasi siia luua. See on küll väga selline põgus lihtne näide, aga võib-olla aitab enam-vähem aimu saada, kuidas siis see naabriaed täpsemalt välja näeb, et võib-olla saame siit kas ideid koguda või siis saame olla abivalmid ja süsteemi muuta paremaks siis enda kogemuse toel. Nii et aitäh teile ja ma loodan, et uudistate kindlasti seda ühisotsingut ja kui on küsimusi, siis olge lahked ja võtke minu ja Mariga ühendust. Aitäh teile!